Tervist kõigile, ma olen Stanislav ja täna teeme sissejuhatust 3D-sse After Effectsis. Kõigepealt loome compositioni. Nimetame selle 3D After Effects. Teeme Full HD compositioni 25 kaadrit sekundis ja ükskõik, mis see duration ka ei oleks siin. Ja paneme OK. Nii, seejärel joonistame paar layerit, seda võimalik teha siis Shape Tooliga. Vajutame siia peale ja siit on võimalik valida värv ja lihtsalt joonistame selle compositioni akna peale. Nii, järgmisena siis lihtsalt Ctrl-T kopeerime selle 2 korda. Hetkel kõik need layerid on 2D's. Ja selleks, et me saaksime neid konvertida 3D-sse, selle jaoks me peame sisse lülitama, siin on niisugune kuubiku taoline ikoon ja kui me vajutame siia peale, siis nad kõik muutuvad 3D-sse. After Effectsis 3D ei ole päris see, mis on Blenderis, kus objektidel on sügavust. Siin on ta pigem rohkem 2,5D, aga selles mõttes kõik kutsuvad seda 3D-ks. Nii, järgmiseks me peame looma 3D kaamera ja selleks me vajutame timeline'i tühja koha peale, paneme hiire klikk, new ja kaamera. Ainukene asi, mida te peaksite siin meeles pidama, on preset ja millimeetrid. See on sisuliselt nii nagu iga kaamera objektiiviga, mida väiksem number, seda laiem ja seda rohkem moonutust ja täpselt samamoodi 200 millimeetriga on vastupidine moonutus. Kui 15 millimeetrit tõmbab laiemaks, siis 20 millimeetrit tõmbab rohkem kokku poole. Harjupärasem, mida me oleme harjunud nägema, on 50 millimeetrit. Nii et võib jätta see ka defaultina. Järgmine on siis Enable Depth of Field. Seni, kuni me ei kasuta blurri, siis seda võib välja lülitada. Nii, hiljem me lülitame selle sisse. Ja muud ei midagi, lihtsalt vajutame OK ja ongi kõik. Nii, nüüd räägime natukene vaadetest. Kui me läheme compositioni akna parema nurka, siis siin on olemas vaated. Et sõltuvalt sellest, et mis vaadet te soovite, võimalik ees, vasak, top, back, right ja bottom. Üldiselt, milleks me neid kasutame? Selleks, et kui me oleme Active kaamera vaates ja me tahame mingit külge teise külje vastu saada, siis see perspektiiv võib natukene mõjutada ja olla ebatäpne. Ja kui me kasutame just konkreetselt neid vaateid, siis me suudame üsnagi täpselt panna üks tahk teise tahu külge. Ja järgmine on mitu vaadet me soovime, kas on 1 või 2 või isegi 4. Üldiselt mina olen harjunud töötama 2, aga siin peaks natukene aru saama ka sellest, et kui me kasutame 2 vaadet, siis see sööb ka üsnagi palju arvutiressurssi. Nõrgemate arvutid ei pruugi see eriti hästi vedada. Nii, ja meil on üks aken, teine aken ja siis neid on võimalik täpselt samamoodi seadistada, et näiteks oletame, kui me selekteerime seda vaadet, siis võime panna näiteks top ja seda vaadet, siis võime näiteks panna Active kaamera. Et see on up to you, kuidas teil on mugav töötada. Nii, ma lähen tagasi ühe vaatesse ja järgmisena me üritame kasutada kaamera tööriistasi. Nendeks on siis 1, 2, 3. Et sisuliselt, kui sa vajutad siia peale, sul on võimalus liikuda ümber selle objekti, siis järgmine on siis sisuliselt panoraam vasakule paremale. Ja järgmine on zoom sisse välja, et kaamera liigub kas sügavusse või kaugusesse. Et palun mitte ajada siis scale'iga, sest vahepeal tundub, et kui sa kasutad seda tööriista, et see objekt scale'ib, aga tegelikult nii ei ole. Proovige natukene kasutada neid erinevaid tööriistasi ja siis teil muutub kõik see käepärasemaks.
Järgmine asi on see, et 2D-s oli 2 parameetrit X ja Y, siis nüüd, kui me vajutame B-tähe, nüüd on nagu 3, ehk siis X, Y ja Z. Et kui me üritame nii-öelda liigutada, siis me näeme, et ta liigub X, Y ja siis nüüd sügavusse. Nii. Me võime tõsta need layerid üksteisest eemale. Nii, vaatame B. Te võite liigutada seda layerit kas nii-öelda siit parameetrist või siis kasutades nii-öelda seda gizmod, selleks me läheme siis selle selection tool'i peale ja võtame siit niimoodi kinni. Siin on nii-öelda X, Y ja Z ja siis see ümmargune, see hakkab rotate'ima. Kuigi ma alguses teil soovitan olla natukene ettevaatlik, kui te hakkate seda nii-öelda gizmod kasutama. Nii, Ctrl-Z. Nii. Nüüd kasutan nii-öelda uuesti kaamera tööriista. Ja meil on võimalus nii-öelda luua sügavust. Ma teen niimoodi, et mõningad ma muudan teise värvi peale. Selekteerin selle layeri, muudan selle värvi näiteks punaseks. Praegu see värv niivõrd ei ole oluline, et selles mõttes me peaksime aru saama, kuidas see kõik tehniliselt töötab. Nii. Ja nüüd vajutan siia tagasi. Ja nüüd meil on nagu eristuv nii-öelda 3D sügavus, et tagaplaanil on see punane ruut, keskel on valge ja nii-öelda esiplaanil on neonroheline. Ja selleks, et me saaksime lülitada blurri sisse, me vajutame kaamera layeri peale 2 korda ja selekteerime selle ära ja okei. Teine võimalus oleks võinud teha ka niimoodi, et me läheme siia kapoti alla, vajutades layeri selle ikooni peale, camera options ja siin on olemas depth of field, ehk siis lülitad sisse välja ja need 2 parameetrit vastutavad nii-öelda blurri tugevuse eest ja see focus distance vastutab see, mis hakkab olema fookuses ja mis mitte. Nii, lülitan tagasi 2D peale. Ja nüüd, kui ma hakkan focus distance'i parameetriga mängima, siis ma näen, mis hakkab olema terav, mis mitte. Ja see sama focus distance'i nii-öelda joon läheb nii-öelda selle keskmise peale ja nüüd ma natukene tõstan selle aperture'i ülesse. Selleks, et me saaksime seda parameetrit kiiremini muuta, lihtsalt hoiame shifti ja tõmbame üles. Nii. Ja siis on näha esiplaanil ja tagaplaanil ruut läheb üsna fookusest välja ja keskel on siis nii-öelda terav. Nii, proovime seadistada niimoodi, et see focus distance on täpselt selle peal. Nii, võt nii. Nüüd see ots on terav ja see mitte. Ehk siis peab aru saama sellest nii nagu objektiiviga, siis me seadsime selle blurri tase nii suureks, fookusvahe on nii väikene, et kõik, mis on ees ja taga, on üsnagi kohe nii-öelda udune. Oletame, meil tekib niisugune olukord, et me tahame kaamerat animeerida. Siis me läheme siia selle positioni peale. Niimoodi. Nüüd kaamera liigub, aga tekib teine probleem, et kui ma olen siin külje peal, siis siin on kõik blurrine ja siin on juba päris fookusest väljas. Selleks, et teha kõik selle automaatseks, et vastavalt sellele, kuidas kaamera liigub, oleks teravus ainult selle layeri peale, mida ma sooviks. Selleks selekteerime kaamera layerit, leiame selle õige layeri, see on vale, see on vist õige. Siis kaamera layer ja siis see valge ruut. Oleks õige ka nimetada kõik need layerid õige nimedega, siis oleks meil ka kergem orienteeruda, mis layeri peale me vajutame. Et võib-olla oleks mõistlik ka seda kohe ära teha. Nii, vaatame. See on meil punane. Selleks, et nime muuta, vajutame layeri peale, enter
klaviatuuri peal ja kirjutame roheline ruut. Nii, ja nüüd vajutame kaamera layeri, valge ruut ja kaamera layeri peale paremini klikk, kaamera, link focus distance to layer. Nii, ja nüüd, kuidas ma ka ei liiguks, on see layer alati fookuses. Ja väikene märkus, et kui me shape toolidega kasutasime siuksi shortcut'e nagu P-position, R-rotation, T-transparency ehk siis opacity siin After Effectsis ja S-scale, siis kõik need samad parameetrid töötavad ka 3D dimensioonis. Lihtsalt on see, et nüüd tekib nii-öelda kolmas parameeter, näiteks R, S, P ja nii-öelda T, kõik. Teie ülesandeks jääb teha täring. See tähendab seda, et täringul on 6 külge ja igal tahul on siis nii-öelda vastav number. Et kui meil on nii-öelda tahk number 1, siis seal on 1 ringikene, tahk number 2, siis on 2 ringikest ja nii edasi. Et mina teen selle läbi ja panen selle video kiirendusse ja lõpus te siis näete seda tulemust. Oluline on jälgida see, et kõik tahud oleksid ühe suurused ja kõik oleksid üksteise vastas. Ja samamoodi need ringid peaksid olema ka kõik ühe suurused. Et kõige mõistlikum on alustada tahust, kus on nii-öelda 6 ringikest. Nii et edu tööle! Nüüd ma panen anger pointid õigesse kohta ja hakkan linkima oma vahel. Mida siis tähendab, et kui ma lingin selle tahu siia külge ja hakkan roteetima, siis see täpselt samamoodi teeb selle nii-öelda kraadi, mis teeb ka esimene. Ma näitan teile ette, siis on tunduvalt parem aru saada. Nii, 5 lingin siia ja kui ma roteedin, siis teeb täpselt samamoodi. Ehk siis vähem tähtsam objekt kuuletub nii-öelda tähtsama objektile. Nüüd oleks vaja meil nii-öelda linkida, et see kuuletub siia, see kuuletub siia, see kuuletub siia ja see kuuletub siia. Kuigi selle 1 ja 2 me peaksime panema niimoodi, et üks jääb siia, teine teisele poole. Ehk siis me saame siis selle osa nii-öelda ilusti kokku voltida. Nii, see läheb siis siia. Nii, ja number 2 läheb siia. Ma vajutan spacebaari, et siis kui ma zoomin sisse nii-öelda hiires scrolliga, siis ma saan liikuda siin selle compositioni aknas. Nii, vaatan, see läks ilusti. Selle natukene tõstame siia täpselt üles, et Ctrl-Z ja kontrolliga sa saad üsnagi täpselt kõik seda ajada. Nii, läheme alla. Vaatame, mis siin on. Ja nii, okei. Võt nii, kõik korras. Ja nüüd hakkame linkima. See läheb siia. See siis kuuletub 3-le. Ja see läheb siis siia. Nii. Ehk siis järgmisena me lülitame kõik need layer'id 3D-sse, et vajutame siia peale. Et kui teil ei ole näha seda kuubikut, siis lihtsalt vajutage F4, et siis nii-öelda need leheküljed vahetuvad või siis siia. Nii. Siis lülitame siin selle blurri välja ja paneme siit front vist, front. Ja nüüd hakkame roteetima. Nii, leiame selle, ei, see on vale. Võt see on õige. Ja ma panen kohe 90 kraadi.
Läheme siis left. Nii. Liigume selle kaameraga natukene siia poole. Nii. Siis leiame selle õige. Tegelikult ma korraks liigun siia ja vaatan, mis siin toimub. Et ma panen korra. Ja ma C-shortcutiga vahetan neid tööriistasid, siis te teate. Nii, okei. Siis selle me paneme 90 kraadi. Ja selle paneme ka 90 kraadi. Ja nüüd meil on ilus nii-öelda kuubik peaaegu. Ja nüüd voldime ainult selle kokku. Vaatame, missugune see parameeter on õige. Vale, võt õige. Paneme 90 siia ja selle ka. Nii, vaatame, ei vale. Vale. Nii, õige. Nii, vaatame, mis siin juhtus. Ma korraks lülitan selle 3D välja ja sain aru, milles asi on. Tegelikult oleks vist pidanud selle anchor pointi panema siia. Siis ta oleks töötanud paremini. Aga ei ole hullu, lülitame tagasi ja nüüd paneme 90 kraadi, ei, miinus 90. Nii. Tundub, et vist kõik on okei. Kui ma natukene zoomin sisse ja mida ma jälgin siin töös, on oluline see, et kõik need tahud oleksid üksteise vastas. Kui nad ei ole, siis ma näen nii-öelda selle tagataustal oleva värvi. Nii, vaatame korra siit läbi, kuidas kõik on. Nii. Tundub, et vist, siin on natukene praak. Ja me saame selle ilusti korda ajada nii, et kui me läheme näiteks fronti ja siin on näha, et kui me selekteerime mingisugusegi layeri, et siis kas ta on ilusti vastas või mitte. Võt nüüd on vastas, järgmine. Vaatame, kus see on. See on võib-olla see. See on alumine praegu seda. Tegelikult me paneme siia tsipakene ülesse. Nii, liigume edasi. Vaatame, mis siin on. Nii, see peaks olema võt niimoodi. See peaks olema, see võib olla niimoodi praegu. Ma näen seda, et kui ma selekteerin layerid, siis need samad kontuurid overlapivad üksteisega. Nii, ja vaata näiteks see left. Nii, vaata, mis siin edasi on. Et kõik peaks need ilusti korda tegema. Nii, läheme tagasi. Nii. Ma korraks muudan selle musta backgroundi punaseks, et meil oleks nagu kergem orienteeruda. Ja nüüd okei. Nii. Ma näen väikest praaki ja kuhugi on kadunud ka meie number. Nii, aga sellest pole midagi hullu. Kõigepealt teeme korda need tahud, et nad oleksid üksteise vastas. Nii. Selleks me võime vabastada kõik need linkimised, et alguses nad aitasid, nüüd me võtame nad kõik ära. Et siis meil on kergem nagu neid kõiki liigutada. Nii, paneme selle siia. Ja nüüd me peame aru saama, mis number meil on kadunud. Meil on 1, 2, meil on 3, 4, 5, number 6 pole. Tundub, et ma vist kogemata seda kustutasin ära, aga ei ole midagi hullu. Et ma teen sellest number 6. Nii, Ctrl D. Nüüd lasen siia alla. Ja tõstan ta ettepoole. Nii. Vaatan, kuidas see... veel natukene.
Veel üks väikene lifehack, kuidas aru saada, kas sul on täpselt need tahud üksteise vastas või mitte, on see, et me efektides leiame filli ja lisame selle layeri peale. Nii, paneme näiteks mingisuguse erksa värvi, ok, ja lisame selle sama efektiga teiste layeritele, aga muudame teistsuguseks värviks. Peale seda, kui meil on kõik tahud üksteise vastu pandud, me võtame need fillid ära. Iga layeril ja niisugune tulemus peabki siis jääma, et kõik tahud on üksteise vastu, et After Effectsi projekti saadame siis Teamsi ülesande alla. Ja aitäh vaatamast!